kes seda teab, üks veri voolab meie sees, seda on juba meil tegelikult näost näha. Armas Urve, minu kallis sugulane, sa alustad täna rääkimist iseenda lugudest, mis keerlevad su sees ja vajavad üles lindistamist. Kas sa oled valmis? Jah, ma võin rääkida mõningaid põnevaid lugusid, mis on minuga juhtunud. Tere! Nii lahe on sind siin näha ja inspiratsioonilugusid oma sugulastelt kuulda. Kui ma käisin sinu juures, mõtlesime, et kuule, me võiks selle kõik üles filmida, et iga päev on uus, iga päev on kingitus ja kui sinu lugusid keegi kuulab peale minu veel, võib-olla ta saab tänasesse hetke, kus iganes ta elab, midagi inspireerivat ja kui sinul on juhtunud ja sa oled alati kõigest välja tulnud, siis mina usun, et ka tulevad teised. Sa võid alustada, armas Urve? No minul on tõesti elus juhtunud väga huvitavaid asju ja ma ei teadnud, kas ka selliseid asju on nagu teistel olnud. Ma võin rääkida ükskord, kui ma sõitsin autoga. See oli 86. aastal ja oli väga suur torm ja sadas vihma. Ja ma mõtlesin, kas sõita nüüd veel edasi või jääda seisma, aga ma ei saanudki autoga seisma jääda. See korraga seisis minu ees suur must hobune. Ja auto peal panin auto vaatasin pidurid seisma. Hobune jäi minu auto ette, kusjuures seal kuskil ei olnud mitte kunagi hobuseid. Ja ma ei saa siiamaani aru, mis seal juhtus. Siis ma lasin natuke aega seisi. Seal auto ka seisi, vihma sadas, äike oli ja korraga oli hobune kadunud. Mis seal juhtus? Ma ei tea. On ju huvitav asi, eks ole. Kus kohast ta tuli, Anja? Kust ta tuli? Aga mis elujärgus sa sel hetkel enda elus olid? Kas sa seda mäletad, et mida sa tundsid? Kas sul oli kõik hästi tollel vihmasabinal ja sajus? No, ma sõitsin ja siis oli nii suur nagu torm, ma mõtlesin, et autoga lähen tormi sisse, mine tea, mis juhtub, eks ole. Aga mul polnudki vaja kuhugi minna, sest moment oli auto ees hobune. Kust hobune tuli lihtsalt? Kust ta tuli? Ma ei tea. Aga mul on veel igasuguseid selliseid asju. Ja see on päris põnev tegelikult. Ja ükskord ma tulin, see on hea, kui olin, lapsed olid mul väiksed, ma käisin lastega ujumas. Ja jätsime selle aia värava nagu lahti. Ja kohe kiiresti autoga tuled, siis saad autoga sinna sõita. Ja ma ei saanud üldse keerata väravasse, sest minu suur koer istus värava-ees ja ei lasknud mind sisse. Mina veel hakkasin nagu, mis see koer nüüd mul teeb seal, eks ole. Niimoodi see värav on lahti. Värava jätsin ju meelega lahti, et mul hea tulla. Ja siis tulin autost välja. Koer istus keset värava ees ja värava ees põrandal või seal õues magas pikk üks mees värava ees. Ma oleks automaatselt sellele mehele otsa sõitnud. Aga tänu koerale see mees elab praegugi. Ossa! See on nagu kaitstud, et see esimene lugu oli ka selline, kus oli vihmasabi, kas ma jään seisma või ei jää, kas ma ootan selle tormi ära ja siis see must hobune ütles oota ära, Anja. Ja nüüd ära palun sõida siit, Anja. Need on müstilised lood ja märka. Huvitav, eks ole. No sellised asju oli väga palju. No võin rääkida veel, eks. See on natukene teistsugune. Mis siis? Ma olin 2020. aastal tööl Ameerikas. Ameerikas? Ameerikas, jah. Sa oled Ameerikas käinud? Olin aasta otsa tööl. Ja lähen ükskord sinna tuppa ja korraga kuulen, et keegi vilistab toas. Ise mõtlen, no kuidas see inimene saab seal toas vilistada, et minul on ju uks ju nagu
lukkuse, sinna ei saa mitte keegi sisse. Aga panin ruttu tuled põlema ja kuulen, et kust see tuli nüüd tuleb, see tuli või see vile. Ja vaatan välja, vannitoast tuleb see vile. Tõmban vannitoa ukse lahti, mitte kedagi ei ole. Mingi kraan, mingi torustik. Ei, mitte midagi. Ja siis läksin, panin suured aknad olid seal, tõmban need kardinad lahti ja kuulen, et see vile läheb aknast välja akna taha. Jooksin sinna akende juurde, tegin akna lahti, mitte kedagi kuskil ei ole, ma hakkasin nagu kartma, et no inimene on sul toas. Ja tegin akna lahti ja see vile läks taevasse täitsa kõvasti, keegi kohe vilistas. Ja läks natukene aega alla oma need asju ära viima ja siis oli mul telefonikõne ja sain teada, et sel momendil kodus mu isa suri. See oli märk jälle, jah? Jah, huvitav asi oli see. Ja siis ma sain teada ja oligi sellel momendil mun isa suri siin Eestimaa peal, kui mina olin välismaal tööl. Jälle üks hästi selline asi, mis on minuga juhtunud. Aga veel neid müstilisi lugusid, et kutsume ikkagi sellesama vestlusega inimesi märkama neid märke. Jah, öeldakse, et sa ei usu asju. Näiteks mina võin täiesti uskuda. Ja kui keegi ütleb, et see ei ole tõsi, siis mina võin öelda, et see on täiesti tõsi. Peale seda, kui minul abikaasa 6 aastat tagasi, nüüd on juba surnud muidugi, kui ta oli üks esimene või teine öö, mul ei olnud mitte midagi. Aga siis ma tundsin iga õhtu, kui ma läksin magama, minu mees käis minu juures selja taga. Ja ma siis mõtlesin, et ma olen ju täiesti lolliks läinud, et kuidas minu selja taga keegi on. Tema hing siis nii. Ja ma täitsa olin kohe, keerasin külje peale ja panin silmad olid isegi kõik lahti ja mõtlesin, et nüüd ma ju peaks ikka tõesti kuulma, et kui tuleb keegi. Ja tõesti, kohe liikus, inimene tuli minu selja taha, ma jäin magama ja hommikusin korralikult. Ja niimoodi algus ma nagu kartsin seda, aga hiljem ma läksin õhtuti magama. Ma kohe ootasin, et mul on keegi kõrval ja ma magasin rahulikult ja niimoodi aasta otsa. Jah, keegi seda ei usu, ega ma ise ka ei usu. Aga mina küll usun. Aga käis. Mina küll usun ja ma arvan, et see võis isegi olla ka turvaline, et võib-olla ta jäi mingid projektid sinuga veel tegemata ja palju parem oli elada niimoodi. Ja ta käis minu juures niimoodi 1 aasta. Ja siis ta käis nagu viimane kord, ma magasin, see oli päevaaeg, ma vahest õhtuti magan või päeval. Ja korraga kuulsin, et mu mees hõiskas mulle midagi nagu. Ja see oli viimane kord, kui sa käis mu juures. Siis oli aasta otsas, käis kogu aeg mul, nagu öelda, kaisus. No, me võime jälle usku, ma ise mõtlen ka, kas see on nii. Aga tegelikult oli ja ma ei valeta seda. Väga lahe lugu tegelikult, kuidas ja samas pehmelt selline paljud hakkavad igatsema ja nutavad ja muutuvad ise nagu haigemaks tänu sellele, kui keegi kõrvalt ära läheb lähedane. Aga see lugu ju tegelikult on hästi toetav vastupidi praegu. Ja siis oli mul veel selline huvitav juhus, kui ma töötasin hotellis ja mul oli sealt, kui see hotelli tuba õhtu sai viimane ära koristatud, siis oli seal vaja laua peale panna mingisugune kaart. Et on ära tuba koristatud ja korralikult sinna voodi peale nagu see kaart. Hakkan otsima, seda kaart ei ole.
otsin kõik kohad läbi, ise mõtlen, et õieti 22. korrusel, et ma ei viitsi jälle sealt ülevalt alla, aga ma ikka pean minema selle kaardile järgi. Ja korraga krabistas keegi mul kappi otsas. Seal olid sellised välised riidekapid ja mitte kõrged, nüüd käega said katsuda. Ja seal mingi asi krabiseb seal otsas. Ma ei saadki ustest välja minna ja panin käe kapi otsa ja see kaart oli kapi otsas. Kes selle sinna pani? Mulle anti märku, et võta see kaart, nüüd pane oma kohta tagasi. Ja panin ära ja oligi kõik. Ja see kaart oli oluline järgmisele külalisele? Jah, olegi seda, seda saab panna muidugi uuesti, eks ole. Aga ma mõtlesin, see kogu aeg üks ja sama, seda nagu ei panda. Ei visata ära prügikasti, pannakse alati ja sama. Ja keegi andis mulle selle kaardi. Kes? Ma ei tea. Kosmos, universum, maailm toetab meid ikkagi. Kui me teeme midagi, mingit tegevust või tööd või aitame teisi inimesi, siis tegelikult see kuidagi tuleb kuskilt selline looduse, mingisuguse vägi tuleb meile appi. Ja täpselt, jah. Ja seda ma võin öelda ka, kui keegi inimene on minule midagi väga halba teinud. Nii? See tuleb temale tagasi. Ja ei ole üldse viisakas öelda. Aga isegi üks inimene on juba surnud. Mina ei ole muidugi sellest süüdi, aga tundub, et poleks ma neid sõnu öelnud talle ja võib-olla oleks praegu veel elanud. Nüüd, ei tea. Ma arvan, et sa julgesid öelda, et ära minuga nii käitu. Täpselt, jah. See on hästi ja see oluline. Tuleb tagasi. Minu lause on, hea karma on väga kiire tulema, kui sa avad oma hingetee ja avad oma need õiged kanalid enda sees. Ja siis see halb karma, me ei pea jääma ootama, vaatama, kuidas see teistele mõjub, aga me lihtsalt elame ühises maailmas ja me näeme lihtsalt, et see tõesti toimib ja mõjub, et olge väga ettevaatlikud, mida te tegelikult teistele ütled ja teed. Aga kuidas sa seisad siis enda ees näiteks, mina küll soovin päriselt ka teada, kui ma nüüd tajun, et keegi teeb mulle, tema ei saa aru, et mul on halb, aga mina ju tunnen, oma kehaga tunnen, et mul on halb, kui keegi teeb halba. Aga sel hetkel sa pead ju suu avama ja ütlema, et palun ära tee nii, et see on see, et minuga halvasti käitud, siis ma usun, et see tuleb sulle tagasi. Mina näiteks seisan enda eest ja minul on vähenenud inimesed selle võrra minu teekonnal. Aga mida sa soovitad, et kas nüüd vaikida ja kannatada või ikkagi lausuda? Ikkagi tuleb ära öelda. Ei ole mõtet ju kannatada. Mis mõte sellel on? Me siiralt ju alati usume, et nad muutuvad. On see töökaaslane, sõber, sugulane, tuttav, sõbranna. Me siiralt alati usume ju, et ta muutub. Aga seda muutust? Üldjuhul ikkagi ei tule ja ma saan aru, et me ikkagi tuleb enda eest seista. Ikka, tuleb ikka, jah. Ja rõõmus tegutseda. Ma tahan natukene ka Urve sinu kohta rääkida. Sinu vanus on 83. See ei ole isegi varjatud täna. Ei ole. Sinu elurõõm, sinu entusiasm, sinu näitlemised, sinu šarm kaamerate ees, sinu julgus riietuda, sättida, olla tänases hetkes, nautida, pidutseda, laulda, olla ühises energias oma sugulaste, lähedaste, tuttavatega ja see sära. Ma arvan, et ma selle sära peal olengi siin ja siis väga paljud, kes mind Maarjat teavad, siis nad teavad ka, et ma olen selline särtsu ja sära täis. Aga vahel me ju väsime. Mis sa teed siis, kui sa oled väsinud ja mis sa teed? Me väsime ikka ju. Kus sa laed ennast ja seda väsimust tagasi, et seda power kogu aeg su sees kestaks? No ei oska nagu öeldagi. No lähed sa loodusesse, näiteks mina teen seda mere ääres, hingan ja looduses. Mis sinu nipid on? Võib-olla ma jään nagu praegu üksinda, lihtsalt istun, mõtlen ja
isegi tihtipeale läheb magama. Läheb magama, nii olen nagu väsinud. Aga magad, hommikul on täiesti uus päev. Appi sa oled täpselt, no aga siis ma olen nagu õigel teel, onju. Et kus sa võtad selle poweri, mismoodi see kõik tuleb, onju. Ja nüüd ma siis tean, lihtsalt uni, toit ja vesi, vaikselt omaette mõtlen ja jälle lähen, onju. Aga see on tegelikult jumal lahe elustiil ja siis sa ma näed... muidugi käin ka teatris. Oho. Nüüd ma vaatan teatris seda, väga palju ma vaatan ka televiisorid, aga ma ei vaata mingid, ikkagi vaatan ainult, ei vaata seepikuid või selliseid asju või kõik see, tahan olla nagu kursis meie eluga. Mõtlen ikka, et see Ukraina sõda ükskord lõpeks, siis oleks ju nii hea elada. Aga see on jah, väga raske minu jaoks. Ma lähen tihti peale niisuguse mõtetega magada, need vaesed inimesed seal Ukrainas. Ja ütled tänulikkust siis endale, et tänulik, et ma elan, tänulik, et ma olen. Ja mina olen oma eluga rahul. Ei ole niisugune pensionär, kes kogu aeg piriseb. Ei tule välja sellega, ega see ei tule sellega välja. Söön, mis on ja pension on normaalne ja vanad inimesed peavadki olema sellega rahul. Räägi mulle neid Ameerika lugusid, et mismoodi, mis asja, kuidas siuke asi, et sa elad Eestis, sa naudid Eestis, sa oled Eestis kogu aeg ja siis ma kuulen, et ma käisin vahepeal Ameerikas. Nii põnev, ma tahan sellest rohkem kuulda. No Ameerikas ma lihtsalt sattusin, oli siin vahepeal sellised, et on võimalik minna. Ja mul oli väga hea töökoht ja kõik väga-väga tore, aga ma lihtsalt tahtsin minna Ameerikasse. Oli võimalik, et sinna on üks kord ainult võimalik. Sinna sai ju 10 korda minna. Ja ma läksin sinna ka nii väga huvitavalt sellepärast, et ma üks nädal aega enne seda ma nägin unes, et ma sõitsin lennukis. Ja kusjuures mul üldse lennukis käimine, lennukis lendimine ei meeldinud. Ja nägin seda unes ja siis saingi teate, et mul on võimalik Ameerikasse minna. Ja kui ma juba sõitsin lennukiga, võib-olla üks tund aega, ja siis ma vaatasin, aga ma olen juba siin lennukis olnud. Ma nägin seda, mida ma nägin unes, täpselt seda lennukit. Ja ma läksin üksi väili, inglise keelt ei osanud, aga jõudsin kohale. Aga huvitav just oli jälle see nähtus, et ma olin enne seal lennukis olnud. Kust see mulle jälle tuli, ma ei tea. Jälle selline huvitav asi oli. No ja Ameerikas oli ka mul selline juhus, et meid nagu taheti viia teise hotelli tööle. Ja üks päev enne seda oli nii halb tuju mul töö juures ja ma nutsin ja kogu aeg oli halb tuju niuke. Ja siis öeldi see, mis sul on juhtunud, et mis suga juhtub. Ja Tomme siin on koosolek ja meil on kõik korras ja meil on töö kõik korras ja kõik, aga vaat ikkagi mingisugune, isegi seal koosolekul ma hakkasin lihtsalt nutma. Nad ei saanud aru, mis juhtub. Ma ka ei teadnud. Ja järgmine päev viidi meid sellest hotellist ära. Jälle tundsin ette. Oleks nagu, oli lihtsalt vaja viia teisi kohta, ma saan aru. Aga mina tundsin jälle selle ette. Et ma olen siin viimaseid tunde selles majas. Jälle oli Ameerikasi, kus ma seda nägin, kus ma tuli. Aga jälle oli. Minuga lihtsalt juhtub selliseid. On asju, mida sa ei kuulanud oma sisetunnet näiteks ja sa kahetsed praegu? Ei ole mul midagi. Või on sul midagi, mis sa oleks tahtnud teha ja see oli juba nagu käega katsuda ja sa otsustasid, et sa ikkagi ei liigu selles suunas? Nii ma ei oska seda öelda praegu midagi.
sa oled elanud siis elu, mida täiega meeldib. Teeme väikse pausi ja siis tuleme natukese aja pärast tagasi, võtame lonksu vett ja kõik on väga hästi, on ju. Aitäh sulle juba praegu. Jätkame siit siis mõnusasti põgusates lugudes. Sul on nii palju vägevat seal sees ja vahel tunned, et nagu täna just praegu ei tule kõik, mida sa sooviksid rääkida. Oled sa peale selle Ameerika veel reisinud näiteks? Olen ikka. Kus? Kui palju maid sa oled läbinud? Käisime Kreetal. Siis olen käinud, Vene ajal. Ma olen kõik kohad. Vene, Moskvad, Sibel, Krimmis, Odessas, ühesõnaga igal pool Ungaris, Bulgaarias, võib-olla seda kohta. Vanal ajal sai kõik kohad ära käidud ja ma väga palju reisisin. Sellepärast, et oli võimalus ja ilma rahatena ja kolositis lubati käia. Ja väga tore, aga praegu ma olen käinud ja see aasta nüüd suvel käisime Ungaris ja järgmine reis tuleb meil Hispaaniasse sügise, aga ma arvan, et ma olen vist selleks juba liiga vana. Ei ole! Kõik sa vastu pead. Mine ei tea, mis see tervis teeb, ega see ei ole, elab üks päev korraga. Aga muidugi võimalik on jah reisida ja mina tahan väga palju reisida. Ja siis ma olen veel ühes klubis vallatud 60 plussis. Nendega me käime juhtuma koost. Meil on väga tore grupijuht Pärnust. Need vanad inimesed peavad kisagil kogu aeg midagi tegema. Muidu on ju nii igav on ju. Aga just see seltskondades, ma saan aru, et sa oled selline seltskonna hing, et kui sa nagu, jumala hea küsimus, enne kui sa reiside eest veel edasi räägid, et kui sa nagu inimesega kahekesi oled, siis mingi aja pärast sa ju tunned, et sa tahaks selle seltskonda koos, on ju? Jah, ikka. Mul on sama tunne, aga räägime reisidest, sest reisilood mulle väga meeldivad. Jah. Kui väga tihti ma olen käinud, isegi tihti ma ütleksin Rootsis, kuna tütar on Rootsis, siis käime seal jälle grupiga, võtame seal 8 naist kokku ja hästi tore, õhtutel tantsime seal ja laeva peal ja vanad mutid. Kas kellelgi on vahepeal sünnipäev ka olnud, et ma tean, laevadel tähistatakse? Ikka on jah, ikka on olnud seal jah. Isegi minul oli üks aasta niimoodi, et oli see. Ei, meie jah, mina kogu aeg nagu tahaksin kusagil käia, aga vanadus ja tervise on juba see. Aga räägi just neid, kus sa oled. Terved inimesed, need peavad kogu aeg kusagil käima. Ka tantsimas ja siin ja seal ei ole vaja kodus istuda. Reisidest veel, et mis on kõige kaugem riik? Kõige kaugem oli ka Ameerika, kus ma olin. Ja siis nagu Euroopa, Venemaad natukene, on ja? Siis on Bulgaaria, Ungari, Bulgaaria, Rumeenia, siis see Jalta või seal Krimmis. Aga mis sind reiside puhul nagu kõige rohkem? Sind huvitab see kultuur, ujumised või loodus või just erinevad hotellid, kogemused või? Ma ütleks ikkagi loodus. Saksamaal käisime 8 päeva. Väga ilus, ainult oli loodise reis. Väga ilus oli jah. Ikkagi kõige. Aga kõik, mina võiksin kõiki vaadata, mulle meeldib kõik. Venemaal käisime jälle, polnud käinud, oli väga tore. Ühesõnaga kõik, mina ütleksin, igas reisili, üheski reisist ei ütleks ära, kui see tervis ei veaks alt. See on ainult käsi. Igatahes sa plaanid järgmist reisi, see on väga tore kuulda. Hispaania reis on nüüd sügise, seda veel mõtlen minna või mitte minna. Ja see bussireis on ikkagi 14-15 päevad, kas ma pean vastu. Seda pead ikka arvestama ka, et kui oled ikka vana, siis pead natukene arvestama teistega ka. Ja, et teised ei peaks sinuga nii palju arvestama, nagu selles mõttes, et see ei oleks nagu... Okei. Aga need, kes on praegu noored ja nendele igatahes soovitad sa võimalusel alati reisida. Loomulikult. Ja. Sest üks kord elame.
ükskord elame. Ja elus tuleb kõik vastu võtta, mis annab, mis elus annab. Aga on midagi, ma juba küsisin, aga mõni reis, kus sa nagu nii tahaks sinna, aga vot sinna ei ole jõudnud. Ei tea, ega ei oskagi. Norras olen käinud, Rootsis olen käinud. Aasias? Ei ole, vot see on jah, see ma käinud. No igale poole ei jõua. Juba ma räägin just, et praegu oled juba vana ei jõua, aga noored käige, kui vähegi saab. Ei ole vaja raha raisata kuskile mingi pidudele või mingi peale reisima. Et hästi lahe, need kogukonnapeod on ka kindlasti teil, et need ei ole väga kulukad, kui te siin omavahel saate kokku ja oluline on ju, et toit on ja... Loomulikult siin on väga palju pidusi, ma ei ütle mitte midagi, aga mina iga kord praegu ei ole nagu saanud tervise pärast osa võtta, aga kui võimalik on, siis loomulikult ikka ja loomulikult. Ja lugusid siis sellest, et kui sa ju korraldad ise ka päris palju asju, eks ole? No jah, enne noores peast ma... Vot neid lugusid. Kuidas see korraldus käib, et sa tegelikult korraldad meie enda ümber inimestele tegelikult sündmuseid, aine? No ei ole seal midagi, kutsume kokku ja teeme midagi ja... Aga idee tuleb nagu sinu seest, on ju? No, eks, aga seest ja koos, kõigega koos mõtleme. Ikkagi koos. Päris üksi ei tee ju. Ja sa oled selline sütik, nagu ma aru saan. Olin kunagi. Me räägimegi sellest, neid lugusid, on ju? Ja ennem ikka, jah. Jah, peab. Elu peab elama nii, nagu ta on. Elud peab võtma rahulikult. Sa oled kuulanud oma sisehäält, sa oled avatud võimalustele, sa oled olnud nagu alati avatud võimalustele ja kõik, mis sinuga on juhtunud, sa oled hetkede nautija sinu lugudest, saan aru. Jah, nii ta on. Olgu või Bulgaaria, aga vähemalt sa tead, et sa naudid seda riiki, ilma et sa tead, mis selle ees ootab, aga sa nagu ahmid igat seda hetke. Jah. Ja kui olen ka rääkinud sellest, et ma olen nii vana, aga ma ikkagi tahaksin väga... Olen veel poliitikas. Vanad inimesed ütlevad, mida sind see huvitab. Mind näiteks huvitab. Ma vaatan kõik need saated ära. Ka mis Riigikogus tehakse. Minu meelest on see nii tore ju. Vanad inimesed võivad ka kõiki selliseid asju vaadata ja teha. Kui palju sa raamatuid loed elu jooksul lugenud oled? Väga palju, aga enam viimasel ajal nägemine ja raamatuid oli mul autokoormate viisi. Enam ei ole, olen ära kõik andnud ja lastele andnud aga raamatuid oli meie kodus number 1. Ise ma lugesime lapsed kõik neljakesti, kui aeg oli, ainult lugesime. Meie väga palju lugesime. Lugemine annab väga palju juurde ja tegelikult on sul ka sahtlisse kirjutatud luuletusi. Natuke jah. Aga mis ajahetkedel sa oma luuletusi kirjutad? Mis sinu hinges sel hetkel on toimunud, kui tuleb tunne, et võt nüüd ma soovin kirjutada? Esimese luuletuse ma kirjutasin, kui ma olin pioneer. Pioneerile oli see ajakiri oligi vist pioneer ja klassis siis oli vaja teha luuletusi ja mina sain esimese koha ja see oli mul esimene luuletus. Aga siis, lastest võimiliselt, kui lapsed sündisid ja ilus ilm ju, siis mõned luuletused mul on teil, aga siis hiljem juba jah, kui oli kiire, siis ei jõudnud enam neid luuletusi teha ja siis lõid sinna paik. Aga ikkagi jah, lastest ja loodusest. Need on need, mis on sind siis inspireerinud, on ju? Jah, nagu, ma ei oska öeldagi, mis asi nagu. Tuleb vahest kohe selline mõte, et nüüd ma pean hakkama kirjutama. Aga jah, enam ei ole nagu midagi. Vanas peas enam ei ole tahtnud. Nüüd me saame siin jutustada selle kirjutamise asemel, on ju? Jah. Praegu saame jutustada. Uni, toit ja vesi
nagu ma aru saan, sinu jaoks see uni on ka püha, et see loob järgmise päeva, eks ole? Mina võin magada ööd kui päevad. Mina tahan hästi palju, järelikult tervisega seoses olen ma nüüd väga palju hakanud magama. Aga muidu ma jah. Aga see annab sulle ju värske uue päeva nagu, et jälle on uus päev, jälle saad midagi teha ja jälle midagi korda saata. Ja erinevaid töid, nagu ma saan aru, oled sa teinud? Olen ikka jah, terve elu. Ma läksin pensionile 80 aastaselt. Kogu aeg, aga kaubandus, põhimine töö on minul kaubandus, ma olen olnud 30 aastat ainult kaubanduses. Kaupluse juhataja, söökla juhataja. Ja siis nagu ikka need vanad inimesed siin ja seal, kus vaja oli. Vaata, kui olid see nõukogude aja inimene, ei saa ju pensioni jääda, pead ju koju minema. Või oleks vaja, ma oleks võinud juba minna kui noored juba pensionile 57 aastaselt, aga ma läksin 5 või 80 aastase pensionile. Ma olen niisugune omamoodi inimene, et me ei saanud lihtsalt olla kodus. Ja lihtsalt kodus istuda ei olnud sinu elu moto, on ja? Just, et sa oled tahtnud... Peale seda siis, kui töölt ära, siis hakkas nagu sai käidud rahvatantsus ja näitkeringis ja seal läksid pajad. Mitu korda olen saanud juhuslikult sinna roosise sõtta ja... Rooside sõtta, jaa. Ja siis kohvrit võtma ja oleks võinud saada 25 000, aga läks nii, et sain olnud 800 või 2000. 2000 on ju ka raha. Aga ise need kõigest üksteist asjadest ja ükskord ma olen nagu kokku hakanud arvestama. Ma olen kuskil 18 korda käinud nagu televiisoris. Lihtsalt juhuslikult sinna sattunud. Sa oled nagu õigel ajal jaaven, ma saan aru. Esimene kord oli Tallinna kaubanduskoolis, seal tehti film. Sinna sain. Siis tulid sinna, igale poole sattusid, lihtsalt sattusid. Ja kui oli viimane kord see pingolott, mitte pingolotto, vaid rooside sõda, või võta ja jäta, seal oli tähtjad, ma mäletan, 4000, sealt valiti 200 ja 200 sain mina mängu. Nii et jälle on minuga mingi juhus. Lihtsalt juhus. Tahad minna, sai. Ja siis, kui ma ära sealt tulin, siis öeldi mulle, miks sa nii vähe seda raha sealt võtsid? Ma seal hästi niigi läks ju. Jaa. Nii ma siis olen elanud. Vana inimene. Aga väga lahe, et me paneme kaamera siit koha pealt kinni. Ja igaüks nautiga elu ja looge endale ilusaid mälestusi, mida on hiljem tore meenutada. Aitäh sulle, Urve. Uskumata on see, et mõtle, kes sa mulle oled. No võt, kes ma sulle olen? Kes sa oled mulle? Üks veri. Jah, onu, tütar või veel edasi. Kes seda teab, üks veri voolab meie sees, seda on juba meil tegelikult näost näha. Aitäh. Tore oli. Aitäh.